tere! Tere! Aitäh, et nõustusite tulema ja leidsite selle aja, et tulla Valterist rääkima. Et saaksime rahulikult kõik rääkida, et kõik see, mis me siin räägime ja et meie vahele välja arvatud juhul, kui keegi on otseselt ohus, et kas see sobib teile? Jah, ma usun küll jah. Väga tore. Ma sooviksin täna siis rääkida Valteri käitumisest just lasteaias ja sellest, et kuidas me saaksime koos teda aidata ja toetada. Et kas see on ka teile oluline teema? Ja loomulikult. Jah. Nii, ja alustame siis sellest, et millised on minu murekohad lasteaiaõpetajana rühmas siis, et Valter on muidu väga energiline, elava loomuga poiss, kuid me oleme pannud tähele, et ta on raske oma emotsioone kontrollida. Ta tihtipeale karjub, vaidleb vastu, ei tee koostööd, inetute sõnadega räägib, muutub isegi väga agressiivseks, et paljud lapsed kardavad teda. Et te ju mõistate, et minu kui õpetaja kohus on siis tagada kõigile lastele turvalisusrühmas. Aga enne kui ma üldse nagu edasi lähen, et ma tahaksin, sooviksin teie käest küsida, et kuidas Valter muidu kodus nagu käitub? No kodus üldiselt käitub Valter hästi, aga samas on tulnud ka ette hetki, kus ta nagu karjub ja on vahel isegi löönud mind. Et ma pean temaga nagu üksi hakkama saama, et ma olen lahutatud ja Valteri isa ei ela meiega juba mitu aastat koos. Ja ei ole ka lapsega nagu üldse kontakti võtnud peale seda, kui ta meie juurest ära läheb. Et mulle tundub, et poiss nagu igatseb isa järgi ja mina ei suuda olla tal mõlema vanema eest. Et kuigi ma väga püüan, aga tundub, et kõik mida ma teen on nagu valesti ja minust üksi nagu ei piisaks üldse. Ma kuulen, et see olukord on teie jaoks ka keeruline ja tunnete puudust lapse ja isa toest. Et see on täiesti arusaadav, et olukord on nii teile kui ka lapsele väga raske. Et Valteri käitumine võib muidugi olla seotud sellest, et tal puudub isa. Et see muidugi ei tähenda, et teie midagi valesti teete, kuid jah, et hoopis näitab seda, et te väga hoolite, et on tunda, et te olete mures lapse pärast. Ja minu soov on tõesti nagu Valterit aidata. Et aitäh, et tulite siia, et ja mul on tunne, et te tunnete ennast üksinda, kuid see on juba pool võitu, et te tulite minuga rääkima siia. Et lapse jaoks on muidugi mõlemad vanemad ühtemoodi kallid ja ühe vanema puudumine võib väga tugevasti last mõjutada, et see võib olla tema käitumise põhjus. Et aga kas te soovite mulle rääkida, et millal üldse algasid sellised käitumisprobleemid, et millal te panite tähele esimesi korda? No kui ma nüüd tagasi mõtlen, siis mulle tundub, et need võisidki saada alguse siis, kui Valteri isa meie juurest ära läks, umbes 3 aastat tagasi. Ja samas mulle tundub, et lapsel on nagu lasteaias nagu kõige raskemad, kui on palju lapsi ja omavaheline suhtlemine ja mingid piirid seal. Et ma sooviksin väga, et Valter oleks rahulikum ja ei lööks teisi lapsi ja et kõigil oleks nagu turvaline lasteaias. Et ma saan aru, et teie jaoks on ka väga oluline, et Valter oleks rahulikum ja õpiks oma emotsioone kontrollima. Ja need on meile väga selged eesmärgid, kuhu poole püüelda ja selle saavutamiseks võiksime mõelda, et millised võiksid olla sammud, et nende kõigeni jõuda. Et kas olete kodus ka proovinud juba midagi ette võtta?
ei, kodus ma nagu ei ole eriti võimel, mul on nagu raske nagu Valteri endaga sellestki rääkida, et ta nagu ärritub siis ja hakkab karjuma uuesti kodus. et jah, et ma mõistan, kuid kas on mõni asi või tegevus, mis teda rahustavad, mis talle meeldib teha, mis tal hästi välja tuleb? ja talle meeldib väga joonistada ja siis meeldib talle ka puslasi kokku panna ja ka jalgpalli mängida, et panin ta nagu sinna jalgpallitrenni ka, aga siis seal nagu tekkisid ka ikkagi konfliktid ja siis enamus ajast ta nagu siis seal platsi ääres istus või treener suunas ta sinna istuma, et nagu sellest istumisest nagu mulle tundub, et ei ole seal mingit kasu. Et muidugi see joonistamine, puslede kokkupanek on väga hea. Ja väga hea, et olete leidnud ka sellele suurele energiale mingi väljundi jalgpallitrenni puhul. Kuid kui me nüüd vaatame tulevikku, et kuidas me saaksime siit nüüd koos edasi minna? Ma küll ei oska praegu nagu öelda seda, aga ma olen nagu avatud kõigile ettepanekutele, et ma sooviksin ikkagi parimat oma lapsele aga ma ei tea, millest tõesti alustada. No väga hea, et olete kõigele avatud ja soovite parimat lapsele. Kas te olete varem ka kellegi poole pöördunud, lastepsühholoogi poole või perearsti poole või? Ei, ma ei ole julgenud nagu kellegi poole pöörduda. Tundub, et siis läheb see olukord veel hullemaks. No ma mõistan seda, aga te juba tegite esimese sammu, et tulite siia minuga vestlema ja on väga oluline, et te jääks oma murega üksinda. Jah, aga ma tõesti ei tea, kuidas seda aidata. Nii, et hetkel siis meil kahjuks antud juhul puuduvad tugispetsialistid lasteaias ja seega võiksime kokku leppida, et võib-olla pöördute perearsti poole, kes teeb teile saatekirja suunamise lastepsühholoogi juurde näiteks, et kes õpetab Valteril paremini oma emotsioone äkki kontrollima, neid väljendama. Et kas see tundub teile teostatav? Ja, ma usun küll, et selline asi on teostatav, jah. Et ma pean väga oluliseks, et me tegutseme siin meeskonnaga koos. Me proovime tõesti lasteaias aidata Valterit oma tunded sõnadesse panna, pakkuda erinevaid rahunemisvõtteid ning tunnustada tema positiivset käitumist. Teile emana soovitaksin ma rääkida lapsega tema tunnetest, hoida kindlaid piire, reageerida rahulikult ja kiita positiivset käitumist, et kas need soovitused tunduvad teile teostatavad? Jah, ma arvan, et ma olen valmis seda nagu tegema ja saan nende soovitustega hakkama. Palun parandage mind, et kui ma eksin, et kas ma saan õigesti aru, et Valteril puudub praegu täielikult kontakt oma isaga? Jah, nii see on kahjuks ja tundub, et Valter nagu kannatab selle pärast. Et arusaadav, aga kas oleks mõeldav, et te võtaksite ühendust Valteri isaga ja räägiksite muredest seoses temaga? Ei, ma ei usu, et see kuidagi võimalik oleks, et tal on nagu uus pere ja ta ei soovi meist midagi teada enam ja üleüldse ta elab välismaal hoopis, et see ei ole nagu kuidagi mõeldav. No selge, saan aru, et see samm on välistatud, aga jääme siis selle juurde, et teeme teiega kokkuleppe, et kuidas edasi minna. Teie võtate ühendust perearstiga, saate psühholoogile saatekirja, eks ole. Mina õpetajana koostan Valteri jaoks lasteaias tugiplaani. Sinna kuuluvad rahustavad tegevused, kindel päevakava ja järjekindel positiivne tagasiside. Ja kodus teie saate siis pakkuda Valterile tegevusi, mis talle meeldib, puslesid kokku panna, joonistada, õues jalgpalli mängida.
et kas need sammud tunduvad teile teostatavad? jah, ma usun küll, et see on nagu ja väga hea, et meie ühine eesmärk ongi siis, et Valter tunneks end ikkagi lasteaias ja kodus turvaliselt ning õpiks oma tundeid rahumeelselt väljendama. Et enne kui lõpetame, et küsiksin teilt, et kuidas te praegu ennast tunnete võrreldes vestluse algusega? ma arvan, et paremini tunnen ennast, jah, et nagu lootusrikkamalt. No seda on väga hea kuulda ja te tegite juba väga olulise sammu, kui tulite siia minuga vestlema, et hoiame siis ühendust ja olen alati teile kättesaadav, et arutada, kuidas teil läheb ja missugustest sammudest on kõige rohkem olnud abi ja et kas sobib? jah, sobib väga hästi. Suurepärane, aitäh!